Nii et Prantsusmaa võitis meistrite liiga, mis on tohutu sündmus. Ja võiks arvata, et kogu Prantsuse rahvas tähistab seda suurt jalgpallivõitu. Välja arvatud see, et nad otsustasid selle asemel hoopis Eiffeli torni maha põletada. Jah, ma sooviksin, et ma liialdaksin. Ei, ma ei liialda. Pariisist tulevad kaadrid on hullumeelsed. Ja sa võid endalt küsida, miks pariislased, kes peaksid tähistama seda suurt jalgpallivõitu, on hoopis väljas ja laastavad oma riiki. Noh, see on sellepärast, et need ei ole päris pariislased. Üllatus, üllatus. Need on sisserändajad, kes on tulnud ja sõna otseses mõttes hävitavad Prantsusmaad. Sa ei usu seda videomaterjali. Jällegi, pea meeles, nad võitsid meistrite liiga, mis on tohutu saavutus. See on nii põnev. Ja nad ärkavad või lähevad magama täielikus kaoses, sest neid inimesi ei huvita Pariis. Neid pole kunagi huvitanud. Tere tulemast vastupanule. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajuta tellimise nuppu, pane sellele videole like ja jaga seda oma sõbraga, sest me astume vastu. Meil on küllalt. Ole valmis. Videomaterjal on üsna vägivaldne ja ebamugav vaadata. Olgu nüüd neile, kes hakkavad vaatama seda kaadrit Eiffeli torni põlemisest ja siis ütlevad midagi rumalat stiilis. Aga kuidas sa tead, kes need inimesed on? Lihtsalt kuulake. Kuule korraks. Kuula heli. Ma pidin lihtsalt veenduma, et heli oleks õige. Kuula. Ma ei suuda väljendada, kui häirivaks ma seda sisu pean. Eiffeli torn. Pea meeles, nad peaksid seda suurt võitu tähistama. See on suur asi. Prantsusmaa ja Inglise kõrgliiga on alati olnud rivaalid. Paris Saint-Germain mängis Arsenali vastu ja Arsenal kaotas, mis on Ühendkuningriigi vaatenurgast laastav. Aga just nii nad sellele võidule reageerivadki. Kas sa kuuled neid karjeid? Kas sa nägid neid sõnu? See näeb välja nagu stseen. Tundub jah, täpselt nii tundubki. Nüüd, kui sa seda videot vaatad, siis sa ilmselt näed, nagu minagi, et siin on hulk inimesi, kes tunduvad olevat migrandid. Aga on ka palju inimesi, kes tunduvad olevat täiesti tavalised prantslased. Ja sul on õigus. Aga vaatame siiski midagi. Ma mõtlen seda kaadrit. Esimesed stseenid. Sest loomulikult, kui sa võidad jalgpallimängu, peaksid see liikluse hävitama. Vaatame seda. Pariis põleb. Ma mõtlen, see on jälg. Jälg. Filmvideoid. Ja ma tahan teile seda videot näidata, sest keegi Suurbritannias käis lihtsalt ühelt õpilaselt teisele. Kui te hoolikalt kuulate, siis taustal on kuulda hüüdeid Allahu Akbar, mis on üsna kummaline arvestades, et tegemist on jalgpallimängu tähistamisega. Tõesti südantlõhestav vaatepilt, Eiffeli torn.
jällegi, see on väga-väga vaevu märgatav, helist pole seda eriti hästi kuulda, aga lihtsalt selguse huvides Eiffeli torni pole maha põletatud. Nad põletavad seeni ääres asju, mis on selle kõrval asuv jõgi, et tekitada, mis see sõna ongi, et katta. See paneb kogu Eiffeli torni välja nägema, nagu see oleks suitsuga kaetud, aga vaata ka seda videot. Ja see video on tõesti kõigis videotes see, mis mind kõige rohkem hirmutab. Vaata filmi enda ümber, siin on alžeerlased, siin on tuneeslased, siin on marokolased, siin on senegallased, siin on kõike, mida tahad. Mariin, me oleme siin, sõber. Me tegime kiiremini kui sakslased, võtsime Pariisi 3 tunniga, sakslased võtsid selle 24 tunniga, vaata filmi. Okei, ta ütleb, vaata filmi seda. Siin on meil alžeerlased, tuneeslased, marokolased, senegallased, Le Pen, kes on Marine Le Pen, kes on paremäärmuslik poliitik Prantsusmaal. Meil on õnnestunud Pariis üle võtta isegi kiiremini kui Saksa armee 1940 aastal. Meil kulus vaid 3 tundi. Seda nad ajavadki. Vaata. Me oleme Pariisi üle võtnud. Meil kulus selleks vähem aega kui Saksamaal 1940 aastal. Kui jälg see on? Tead, sa hävitad midagi ainult siis, kui sa seda ei hinda. See ongi see, mida inimesed unustavad. Kui sa ei hinda mingit ühiskonda, siis on sul mugav seda hävitada. Kui sa hoolid sellest, siis sa ei tähistaks niimoodi. Sa ei läheks välja poode ja valgusfoore lõhkuma ega asju põletama. Inimesed, kes tegelikult ühiskonda hindavad, ei tähista seda nii. Aga nüüd pole Prantsuse ühiskond enam praktiliselt eristatav ühestki teisest Aafrika või islamistlikust riigist. See on hullumeelne. Vaata neid mehi. Kas sa kuuled, kuidas nad karjuvad ka Allah Akbar? Kui sa seda vaatad ja mõtled endamisi, et okei, see oli lihtsalt üks imelik lärmakas öö, et mis seal ikka, midagi pole teha, nad kõik lihtsalt sattusid natuke liiga elevile. Ma tahan sulle näidata, milline Pariis praegu välja näeb. Seda videot, mis ausalt öeldes tõesti... Okei, ja mõned neist migrantidest hakkavad teda nagu pritsima. Ja kui ta läheb maha, et nende peale karjuda, võtab üks neist tema ratta. Lahe, eks väga peen. Nüüd, selle postitas Elon Musk, sest ma tahan, et sa märkaksid, et see on päikese tõuseks. See tähendab, et nad võitsid selle mängu eile õhtul ja terve öö on nad ikka veel jätkanud. Nüüd, jälle, peata suvalisel hetkel. Vaata inimesi, kes siin on. Vaata neid. Kaetud näod. Nii paljud neist on migrandid ega ole tegelikult Prantsusmaalt. Nüüd jälle, need kaadrid on lihtsalt uskumatud. See on tõesti hämmastav. Sa näed seda ise. Nagu sõjatsoonis. See ongi tõeline sõjatsoon. Mis pagan see on? Tõeline kaotaja. Muuda see sõjatsooniks. See näeb tõesti välja nagu sõjatsoon, kui nad selle mängu võidavad. Nüüd tahan ma teile seda videot näidata, sest seal on midagi huvitavat. Keegi kirjutas, et uued prantslased on täna öösel Pariisi täielikult hävitanud. Kõik sellepärast, et nad võitsid jalgpallimängu, koguge nad kõik kokku ja saatke välja. Sa vaatad seda videot ja mõtled, mis pagan see on, eks? Autod on kummuli, häving ja siis loed seda kontekstist välja rebituna. See video on pärit detsembrist 2022 protest Pariisis, mitte 30. maist. Sel päeval olid rahutused PSG meistrite liiga finaali võidu tõttu. Okei, sa vaatad seda ja saad aru, et see ei ole ühekordne asi. See on pidev nähtus, millega Pariis nüüd tegeleb, sest nad lubasid islamistidel võimu haarata. Vaatame seda korraks. Otsime selle üles. Islamius Sagal Pariisi. Okei, 10–15%. Kui palju migrante on Pariisis? Ma kirjutasin, see on kirjaviga. 20% linnast. Näete, mu sõbrad, seal see on. 20% linnast. Selline nägi see välja juba aastal 2022.
nüüd, lihtsalt sellepärast, et nad võitsid ühe neetud mängu, arvavad nad, et võivad hävitada. Selline see välja näebki. Selline näeb välja Euroopa tulevik, kui inimesed end kokku ei võta ja ei mõista, et see on oht kõigile. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.